Ma ei räägi sugugi mitte kuulujutte, ma räägin meenutuse enda lapsepõlvest ja seost oma lähisugulastega. Sel ajal, kui mina lasteaialats oma vanaema, ma Räpina lähedal Rõsna külas olin 11 suve. Pesitses minust 6 aastat vanem Eedik, Edgar Savisaar, 15 kilomeetrit eemal Rasinal, minu vanaema venna Härbermann. Jah. Minu vanaonu ei kuulutatud 49 aastal kulakuks. Alles 53, kui uus partort tuli ja Härberg meeldima hakkas, tahaks ise elada seal sees. No aeti kodust välja, enam Siberisse ei saadetud. Jah, aga 1949 suve hakul viidi jälle rongiga Venemaale vangilaagrisse Elmar Savisaar, süüdi mõistetuna hobusevarguses. 8 sai, no 5 istus, Joosep viskas lusika nurka ja sai nagu amnestia. Elmar oli ju viidud ja tema kaasa Maria Burešina, Leedumaa, mis Leedu, Setomaa venelane, seal tehakse väga suurt vahet, oled sa Seto või venelane. No Rasina lüütigi teda, Maša või venelane. Oskas jällegi Slavoosi söökla seina pealt ära varastada vahvlimustriga käteräti, mille eest ta siis sai 2 aastat Harku naiste vanglat ja seal ka siis Eedik sündis 31 mai 1950. Jah, Rasina külamutid arutavad siiamaani, kissi tuo Elmari naaselle tulle titte on taata tänna. Kui nüüd 31. maist tõmmata 9 kuud tagasi. Elmar oli selle peale juba 2 kuud Venemaal olnud ja Maria 3 nädalat Harku vangilaagris. Kurat teab, ei saa ju öelda, et Maria oli nüüd kaelkirjak, et 15 kuud kannab ja Eedik olla enneaegne. No hea küll oli, mis oli, aga oleks kõik see lapse sünd ja need varguse lood kuskil sündinud linnas. Tallinn, Tartu, Pärnu, kurat teab kus. See oli suttu ära kadunud. Aga et see sündis külakohas, Lõuna-Eestist hakka otsa, kus iga külamutt teab sinust sinu suguvusest rohkem, kui sa ise kunagi tead. No eks külameestel oli ka seda ilkumise muuna ikka sülega, kui lausa võtta hansat rüümatas. Eks jõudis see asi ju külalasteni ka. Noh, Eedik oli ju punase peaga poiskene, kõhnakene, sihukene. Mina enda lapsepõlvest mäletan tollekandi külarahva noorte mänge. Oli kurnimäng ja oli kettamäng, kus kas väikest vankerratast või puust lõigatud ketast aeti kaikaga ühest küla otsast teise. Eedikut ei võetud kampa kunagi. Noh, pealegi mu vanaonu tütar Milvi oli pealegi Eediku klassiõde. No nii Rasinal kui pärast Leevakul. Eks ma olen ikka üht-teist kuulnud sellest. Aga igatahes enam ajakirja Magneet ei ole. Aga tsiteerin peaaegu sõna-sõnalt 95. aasta 5. numbrist, maikuu numbrist. Koolivenna meenutused. Koolis kutsuti ta kiireks. Ainult nööpsaabad puudusid. Ei oleks keegi osanud arvata, et tast suur ja paks mees kasvab. Oltene võimlemise tundiski tihti peale vabastatud. Ujuda ei osanud. Puuatsa roonida ei julgenud. Loomult siuke korilla moodi. Korilla ei kakle kunagi. Korilla vaatab vastasele silma. Sügavalt. Korilla on tiirane. Päris noorest peast tahtis kirikuõpetajaks saada. Hiljem jällegi olla sõjakirjasaatja nagu Konstantin Simonov. Ikka kirjutada ja pritsust peksta, kirjutada, pritsust peksta. Aga teatavasti on Kuku raadios Magneedi
saada memuaarid ja värgid. Seal räägib teine koolivend. Oltõsel koto päkke vaid. Aga nii kui hommikukooli oli tullu, oblinit ütlen vald, sai tappa neid päevale õkkima verega otsa. No kus ta neid õunu siis varastas? Minu vana onu aiast loomulikult. Pole paha. Aga jah, eks sealt läks asi edasi ja kuna keti tugevus sõltub kõige nõrgema lüli tugevusest. No aga see on organite aastasadade pikkune kogemus. Läks Heidik Tartusse ajalugu õppima, oi, ta oli lokkis, peaaegu oi, punased juuksed olid muutunud blondiks, no prillid ette saanud, tüsedamaks läinud suge ja jutuga. Oli õpilasmalevas küll rühmakomandör, pärast jällegi 2 aastat õpilasmaleva komissar. Siis jälle õue rühmakomandör 2 aastat, 83-84 ka komissar. Jah, nii palju kui seda asja on küllalt lihtne uurida. Heidik oli Moskva paberites ja kirjas juba 79. aastaks, kuna ta oli otse Moskva alluvusega. Umbes nagu tänapäeval võrreldav Jakemenkoga, kellel siin Jüri Pihl 10 aastat Eesti ja Euroliidu disklahvi peale pani. Ta oli nagu selline Moskva lootused ja jutu ja olemine, noh, aitame kah, et tema saab siis nagu selleks eestvedajaks. No Jakemenko on teatavasti praegu Venemaa noorsoominister. Ja kui nüüd meenutada kõike seda asja, tema pulli tegemise ja jätame need naised rahule, aga võtame ajakirja Noorus 1986 4. number, aprilli number, kus ilmus Edgar Savisaare südant lõhestav, pisaratest nõretav kirjutis Soome televisiooni kahjulikust mõjust Eesti NSV noorsoomoraalile. No ja samal ajal ilmus ka tema sõuge 28 kopikat maksev brošüür alkoholismi kahjulikust mõjust kommunismi ehitajale. Ja sõukene tuli meile siis seda imeprogrammide, ime on teatavasti rohkem naistele, keeleseadused meestele. Aga kui nüüd jätkata tema rahvarinde värk, 12. aprillil 1988 ilmus üleliidulises partei häälekandjas Pravda esileheküljel, no ikka nagu saunalina kirjutis teemal. Kallid seltsimehed, kallid kaasmaalased, meie riik on jõle suur, maailma suurim riik. Ja teate, meie siin Moskvas pealinnas ei tea kõiki koha peal, see on külaolusid. Oleks aeg hakata moodustama sellised ühiskondlikke organisatsioone, no pange nimeks või rahvarinde. Küll nemad uurivad välja külaprobleemid, ütlevad meile, küll me siis koos siin pealinnas midagi ette võtame. Kas oli midagi imestada, kui järgmisel päeval 13. aprillil ETV otsesaates Mõtleme veel tuli Edgar Savisaar justkui omast südamest tulnud mõttega. Inimesed, teeme rahvarinde. Tehti. Suvel, juulikuus tõid Leedu vennad pakipilte alles. 26. 28. aprill 88 Neringa, see on 40 kilomeetrit Klaipedast, oli KGV pansjonat või puhkekodu, mis seal oli. Tol ajal need olust muidugi ei teadnud, nüüdsetega võrreldes. Huvitav oli vaadata neid pilte. Edgar Savisaar, Siim Kallas, teised. Kokku oli kutsutud kõigi Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, Moldaavia tulevaste rahvarinnete juhid instruktaažile. Aga instruktaaži ei pidanud mitte Moskva-meelsed KGB vennud,
vaid Oleg Kalugin, dissidentide meelsed. No ega valmis ta tehti. Aga nüüd kogu see jura, mida ajab siin esimest korda eelmine aasta 2009 ei võtnud Rahvarinne enda peale seda, et nagu Rein Veidemann alles maikuus rääkis siin Foorumi saates, vot kui Rahvarindel jätkus võimu, võtsime julguse kokku, viisime sinimust valgete all rahva lauluväljakule laulvat revolutsiooni tegema. Ei, neid ei olnud kuskil. Vastupidi, nemad töötasid meile nii palju vastu, kui vähegi said. Savisaare inimesed käisid Pagari tänaval KGB-sse meie kohta ettekandeid tegemas. Seda tegan ma enda allikades suurepäraselt. Kuigi mina ei ole kunagi KGB alluv olnud. Mina allusin Kaitseministeeriumile. Erinevad KGB-st, mis allus Siseministeeriumile. Kui me läksime Taneliga järgmisel päeval, kui kutsuti, me olime üles pannud lauluväljakule, see oli 7. juunil 88 esimese sinimustvalge lipu Reporterite maja katusele. Võttis kohe meiga ühendust, tollal olid ainult tugigrupid Perestroika toetuseks. Agrogrupp. Teate, tulgem eriväljat meie staabist läbi, teeme ja lepime kohustusest kokku. No oleme Tanniga sinna, räägitakse algul tublid poisid. Aga teate, meie Rahvarinde inimesed püüame teha ju kõike seaduse raames ja rahulikult. Ma küsin, et kas me rahulikult ei tee. Ei tee nii rahulikult, tee oma sinimust valge lehvitamisega ajate, mitte militsa sõjaväed rahvale kaela. No kuulasime pool tundi Tanniga kõrvad pealegi, siis ma ütlesin rahulikult. Ei, tehke teie rahulikult edasi, teeme meiega rahulikult. Ja meie teed läksid lahkuma. Pole paha. Jalutab Edgar Savisaar mereranda mööda ja näeb, et väike laps ehitab nagu mingist ehitis seal liivast on ja paneb ühe peotäie liiva, teise peotäie sitta. Mätsib ja Edgar küsib, et sassi sa poiss siin ehitad siis? Keskerakonda teen. Aga tee Reformierakonda ka. Ja küll, võtab siis teise hunniku, hakkab ainult liiva laduma. No aga miks sa siia sisse sitta ei pane? Nüüd tuleb jälle Keskerakond.